Tänavustel muusikaauhindadel nomineeritud albumite seas oli suisa 5, mis Bert Brickenfeldi miksitud või produtseeritud. Nendeks on I Were Experiment, 5 Miinust, Metsakutsu, Babylõust ning Elephants from Neptune. 90ndate keskel hip-hopi maastikul DJ Criticali nime all tegevust alustanud mees on ka A-rühma ja Kool D beatide eest vastutav. Samuti on ta Who üks liige. Tema ühe mehe projekt Bert on Beats on aga oma žanris ka rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud. Bert on Beats. Bert on Beats. B-E-R-T on Beats. Hails from Estonia. Bert on Beats. Huge global club music producer. Ta ei tegele ainult ühe stiili peal, ühes segmendis, et tal on väga palju erinevaid projekte, mida ta teeb, erinevaid artiste, kellega ta on koostööd teinud nii Eesti mastaabis kui ka väljaspool Eestit ja ma arvan, et see ongi ühe nagu sellise hea produtsendi selline tugev külg, et tal on palju kogemusi ja see muudabki ta hästi mitmekülgseks. Kus kohast sa tuled siit algusest? Jalas on Armani, kui talukaid ei kanna ja kui ma neid kannaks, oleks tehtud roosa mannast, kui see selleks, sest et roosi lõhnaga mu peer. Sergei Sverev mulle iga päev soengut teeb. Oota kõne. Teeme uuesti. Okay. No tema ongi hingelt produtsent, et talle pakubki reaalselt huvi see heli kruttimine laiemas mõttes. Siis on mingisugune saturaator siin veits peal. Nii kuradi hästi lindistatud kõik asjad. Tal on väga eriomaline miksimise sound, mida ma taga ajasin. Kuula mind ja sinustki võib saada. Ja Bert oli esimene inimene, kui ma hakkasin oma esimest ametlikku singlit lindistama, mille nimeks oli Võit. See muusika, mida Bert ise viljeleb, toetub väga palju just sellele tehnikale miksimises, mida ta kasutab. Et tahtsin, et ka minu lava väriseks, kui mina kontserte annan, nii nagu tema seda teeb. Sa oled mul teine, teisel käel, teine mina, teine hääl, teine tulek, teine päev. Minule sümpatiseerib tema keeratud bassimuusika kõige paremini, sest tema bassid mürtsuvad kõige paremini, vaieldamatult. Tema see palett, mis tal ees on, millega ta on võimeline tööd tegema, on väga lai. Et praegusel hetkel minu autos mängib Elephants from Neptune'i plaat. Kuna Bert on tegelikult viimast paar aastat väga huvi tundnud selle vastu, et teha nagu päris bändi plaati miksida või siis nagu päris instrumentidega ja lasime tal proovi teha ja see oli juba nagu väga hea, nii et ja mulle ka mõnus, kui ma saan tulla nii-öelda oma mugavustsoonist välja, eks ole, et kus ma tavaliselt toimetan sellises bassises hip-hopi, trummipassi, tantsumusa nagu valdkonnas, et kui teha näiteks sellist rocki soundi, et mis siis juhtub. Ja väga hästi juhtus, ma sain aru ja kõigile nagu meeldis, et tema poolt oli seal palju igasuguseid momente, mida võib-olla tavaline kuulaja isegi ei kuule välja, et see võib-olla tundub nagu loomulik, aga mingisugused kajad ja mingisugused lõiked ja kohad, et mis ta välja pakkus, et nende järgi me nüüd tegelikult ju mängime neid lugusid. Siin on nii palju niisugused heureka momente, et sul tekib nagu mingisugune, et sa hakkaks nagu mingid puslet kokku panema ja mingi hetk, kui sa avastad, et vau, see käis nii, siis see kuidagi on selline omaette adrenaliin ja võib-olla sõltuvust tekitav selline moment. Meie nii-öelda koostöö temaga sai alguse tegelikult seoses A-rühmaga. Jah. Sellega lõppes esimene salm. Okei. Ikkagi bändi mõistes ja hip-hopi bändi mõistes on tegelikult DJ ja produtsent võib-olla üks tähtsamaid mehi seal pundis, nii et kuigi ta võib-olla teinekord tähelepanu nii palju ei saa. Saksitöö koht ka. Ja siis ref, aga kas refi teeme niimoodi, vaata, ta on nagu ka kahes osas justkui. Vaata, üks on see
ma ei tea. Tegelikult niimoodi, et jaa, no eks see on alati nii olnud, et mingis tüüpilises rockbändis võib-olla on põhilaulude kirjutaja, ma ei tea, bassimees, eks ole, aga laulja saab ikka kõige rohkem propse. Kui see on enda tehtud, hästi tehtud ja kõik laulavad kaasa, ma ei tea, mul on suva suht. Eks muidugi, kui nagu aega edasi, siis erinevaid neid biidi võimalusi ja variante nii palju, et eks poisid on ka läinud veits võib-olla natukene pirtsakamaks selles biidi valikus, et kui kunagi tegid 5 erinevat biiti, siis kõik läksid kasutusse, eks ole, siis nüüd teed 10 erinevat ja võib-olla 1 läheb. Muidugi, mis puudutab tehnilist poolt, siis jah, selline detailne töö seal lõpus, kokku miksimine ja masterdamine, et see on puhtalt kriitikali teema. Aga jah, tema sõna on ikkagi üsna palju mängus ka sellel ajal, kui nii-öelda lugu on oma algfaasis veel. Hakka pihta! Nipide, nibude, titide nibud on õrnad nüüd liduge mu Hello Kitid või muidu me splitime munadel pliidile, ripime nii, et ei elä kiki. Kõige rohkem kommertsi poole kalduv projekt on Eesti Laulul üks lugu, mis praegult on koos Everti, Stewarti ja Rasmusega kirjutatud Rasmus Rändveele siis This Love, aga Who oli jällegi, ma arvan, üks siukene, mul oli just huvitav neid uusi, ütleme, žanreid seal puudutada, mida siis Leslie tõi nagu sellesse bändi, et ma ei tea, kuidagi hästi orgaaniliselt see asi nagu toimus ja siiamaani toimib, et me nüüd endiselt salvestame lugusid ja nüüd järjest peab nüüd välja andma. Praegu mul on tunne, et tegemist on nagu vana abieluga minu Leslie ja Berdi vahel, mis nagu igal juhul kestab, et ükskõik mis ka juhtuks. Ja on ju teada, et kriitikali biidid mürtsuvad siin kodumaa ööklubides kõige paremini ja ma ei tea, ja lõpetades Berliini ja Ibiza ööklubidega, et ta on lihtsalt muusikaliselt väga võluv ja professionaalne, et kes siis ei tahaks temaga koostööd teha. Artistidega koos teha on alati mõnusam, kui üksinda siin mingit basstrummi valida mingi tunde, eks ole. Et mida on ka tehtud ja mida ma teen ka siiamaani, eks ole, aga ta on tõesti nii-öelda Berton Beatsi nime all, eriti veel siis oma selles bassimuusika skeenes väga kõva tegija ja isegi rahvusvahelisel skeenel. Maailma muusika rütmidest inspireeritud ohtra bassiga tansumuusika, väga energiline ja sellist soundi võib-olla Eesti raadiod ei mängi nii palju. Küll mind on mängitud kuskil, ma ei tea, USAs, Jaapanis, ma ei tea, Venezuelas, BBC Radio One Extra. Sellest stiilis või ütleme see, kuidas see nimetatakse, global bass või tropical bass, mida siis Berton Beats justkui viljeleb, need žanrid muidugi ei ütle kellegile midagi, et selles valdkonnas ma arvan, mind teatakse hästi, aga mis puudutab võib-olla sellist üldisemat, ma ei tea, kuidas seda tänapäeval nimetagi, EDM-i või sellist suuremas mõttes, siis seal on kindlasti nagu alternatiivsem artist, et ongi see žanr ei ole pigem nagu selline peavoolu tantsumusa. Et kui sa pikalt oled stuudios olnud, eks ole, siis sa tahad hullult jällegi minna kuskile lavale, ronida ja mängida rahvale musa. Ta on fantastiline DJ ja ta suudab publiku päris korralikult üles kütta, et olen seda oma silmaga näinud ja oma kehas tundnud, nii et ma ei mäleta, mingi suvi siin oli siukene, et ma käisin vist Bordeaux, mängisin mingisuguse laeva peal, siis ma käisin Pariisis mängimas, siis lendasin siia ja läksime kuuliga kuskile, ma ei tea, ala mingi
no kuskile täitsa maakolkasse nagu esinema, et see on tegelikult väga lahe just see, et sa näed erinevat publikut erinevas kohas, see annab mingil maalt jällegi inspiratsiooni just nagu stuudioseinte vahel ka. Aga jah, hetkel ma arvan, et see stuudiotöö ja see nagu production ja salvestus ja mix ja see on nagu põnevam kui livesid anda.